Tonybet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pärnu rannas Hartwall Jaffa Cup laupäeval 16. juunil algusega kell 10.00, finaalid pühapäeval 17. juunil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Gold Time, Europark ja Hartwall Jaffa, ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit24. Tonybet. Tere taas võrgufanid! Oleme tulnud soojast ja päiksepostist Tartust siia külma ja niiskesse suvepealinna Pärnusse. Kas peale ilma on nädala jooksul toimunud ka jõuvahekordade muutusi palliplatsil, saame kohe teada. Head vaatamist! Pärnu etapil läksid võistlustule 15 meeste ja 12 naiste paari. Meeste turniiril pääsesid otse poolfinaali ilma ühegi kaotuseta oodatult Kollo Vesi, kes taaskord võtsid kindlalt kolmandas ringis võidu Raudianilt 2-0. Teisena jõudsid otse poolfinaali Petrovkov Jaakel, kes pisut üllatuslikult alistasid kolmandas ringis kindlalt Kai Saraku 2-0. Sel etapil võttis meeste turniirist osa ka 4 paari Lätist. Keegi neist aga 6 parema hulka kahjuks ei pääsenud. Teise päeva jõudsid ka Vantsi Piik ja Kai Sarak, kes omavahel kohtusid esimeses veerandfinaalis, ja Sadam Tamme, kes olid teises veerandfinaalis vastamisi Raudianiga. Esimeses veerandfinaalis püsis mänguses tasavägine kuni geimi keskpaigani, ent siis panid vanameistrid Kai Sarak kogemuse maksma ja võtsid geimivõidu kindlalt seisuga 21-15. Pärast kaotatud avageimi ei suutnud teises geemis Vantsi Piik enam mängurütmi leida ja alistusid vanameistritele kindlalt 21-7 ja sellega oli nende jaoks selle hooaja esimene Pärnu turniir lõppenud. Päiksepastis ilma, aga tundub, et on läinud ka teie mänguvorm. Kuidas niimoodi, et kaotasite kolmandas ringis? No ei oska öelda, vastane lihtsalt mängis paremini ja eks meil see kolmas mäng on ka juba kipub tihti ühe päeva peale natuke palju olema, et eks natuke väsimus ka ja eks vastane mängis paremini, ega seal muud põhjust ei olnudki. Ma ei ütleks, et see nii väga suur üllatus on, nad on ikkagi 10 aastat nooremad meist ja mängivad ka kogu aeg treenivad tõsiselt, et arvestatav paar. Kuulsin, et sina isiklikult olid teinud keha mängu, et millest oli tingitud, kas halb ilm või? Ei, ilma taha küll ei saa pugeda, et pigem ikka sellise keskendumise ja võib-olla see füüsiline konditsioon polnud kõige parem. Nägin, et vastane esimese geimi lõpus lõhkus ära sinu tooli. Kas see strateegia töötas neil? Ei töötanud, et tegelikult sellise külma ilmaga ei tahagi seal väga istuda, et pigem seisangi püsti, aga muidugi mõte oli neil selline kaval. On veel selliseid häid nippe või krutski, et mida võrkpallurid tavaliselt teevad? On igasuguseid, aga neid ei saa siin välja öelda, vastased vaatavad ka saateid. Kellele hoiate pöialt jalgpalli EM-il? Ausalt öeldes võib-olla mulle meeldivad selline lõunamaine jalgpall, võib-olla Hispaania ja Itaalia on päris sümpaatselt mänginud. Ja sina? Mina olen Venemaa poolt, aga kahjuks Venemaa eile edasi ei saanud enam alagrupist. Nii et nüüd ma ei tea, äkki olen Hollandi poolt, sest Holland on ka suht raskes seisus, nii et loodan. Ja edu teile siis poolfinaaliks! Aitäh! Kartsime, et tugev meretuul puhub ranna inimestest täitsa tühjaks, aga meilegi mõistetamatult oli kohal palju noori, kes usinasti palli mängisid. Mis neid ajendab, saame kohe teada. Tegu on siis Shelly Rannavolle festivaliga, mida korraldame 2 aastat järjest. 2 päeval Pärnu rannas on 4 vanusegruppi poisse ja tüdrukud U14 kuni U20. Selle aasta osalejad on 236 noort rannavõrkpallurit, võrreldes eelmise aastaga siis peaaegu 100 tükki rohkem. Eelmine aasta oli 144.
See aasta on 14 väljakut ja kõik on töösse rakendatud ja ma usun, et lastele meeldib selline väike festival. Kuidas on üldse tase noortel võrkpalluritel? Kui on siin ise organisatoorse poole peal, siis pole nagu jaksanud väga jälgida, et kes kuidas mängib, aga ma usun, et kui asjaga tegeletakse, siis läheb tase ka paremaks. Kas tase on ühtlane või on ebavõrdne? No ütleme, mida vanemaks, seda ühtlasemaks läheb ka tase, et nii palju panin tähele, et seal nooremas vanusegrupis siis, et kes ikka natuke rohkem on mänginud, need saavad nagu paremini hakkama, et kes vähem tegelenud, siis kipuvad kaotama. Kas Pärnu on kõige õigem koht sellise festivali tegemiseks või on mõni koht veel, kus oleks võrkpall sama populaarne? Pärnu on selles mõttes hea, et siin on väga lai rannariba ja hea liiv, et ei ole seda kivisodi ja asja, aga samas ma usun, et suudaks selle ära teha ka Pirital, et ja võib-olla kindlasti mõnes teises kohal. Kas selline turniir noore jaoks on vajalik või kuidas sa hindad selle turniiri üldse vajalikkust? Ma usun, et ta on pigem huvitav, et esiteks on seda rahvast nii palju korraga mängimas ja annab niisuguse laheda feelingu ja teisest küljest ka nendele noortele neid turniire rannavalles nii palju ei tehta, et mängitakse rohkem meistrivõistlusi ja on vähe, et selles mõttes annab neile võimaluse käia võistlemas teistega. Teises veerandfinaalis olid vastamisi rannatuultega mitte harjunud Sadam Tamme ja Raud Jaani. Punkti heitluses alanud avageimi suutsid lõpuks enda kasuks pöörata Raud Jaani, kes alistasid vastased seisuga 21-18. Tasavägiselt alanud teisest geemis ei saanud aga Raud Jaani enam tõstet klappima ning Sadam Tamme said ülekaaluka võidu 21-12. Teise geemi edu kandus üle ka kolmandasse geimi, kus Sadam Tamme juhtisid juba kindlalt 8-1. Tänu kõikide väljaku äärde kogunenud pealtvaatajate tormilisele kaasaelamisele suutsid aga Raud Jaani jalad kõhu alt välja võtta ja viigistada seisu 14-14. Taganttulijate eelist ei suutnud nad siiski ära kasutada ning kolmanda geemi võitsid tulemusega 17-15 Sadam Tamme, kes pääsesid ka edasi poolfinaali, et seista silmitsi avapäeval kindlalt mängu näidanud Petrov Jaakeliga. Te mängisite päikese välja, et kas teie võit oli siis ilmataadile meeltmööda? Ma arvan küll. Te võitsite soosikuid, kuidas on tunne? Tunne väga hea, pole varem nii kaugele jõudnud. Nüüd emotsiooni pealt lähete finaali välja? Ei, seda küll ei julge lubada, et vaatame, äkki meil on jälle õnne, et anname nii palju kui suudame. Kas otsustavaks sai tuul või teie kogemused? Ma arvan, et ikka tuul. Kogemusi meil küll siukse ilmaga pole, et pole siukse tuulega väga varem mänginud, et rohkem oli õnne lihtsalt. Kuidas üldse on sellise nii tuulise ilmaga mängida? Väga kehva. Me siin Viljandis arutame, seal ei ole üldse tuul. Ütleme sinu isiklik eesmärk sel suvel, mis sa tahaksid ära teha, aga mis selle seosed võrkpalliga? Sõjaväe läbi teha. Mul on sõjaväkke minek, et saaks sealt eluga pääseda. Kuhu ja millal? 9. juuli ja sidepataljoni. Kellele pöialt hoiate? Prantsusmaale. Inglismaale. Selge, aitäh teile ja edu poolfinaalis. Aitäh. Olite mängus soosikud, mis sai saatuslikuks? No ma ise paneks selle õnne arvele, et otsustavate hetkedel ei olnud nii palju õnne ja ei suutnud nagu neid oma vigu vältida. Kas oli ka natuke mütsiga löömine, et ei suutnud nii palju keskenduda? Ma ei usu, et mütsiga löömine oli. Lihtsalt me tuleme sisemaalt ja ei ole tuulega mänginud. See oli nagu hoopis teine mäng ja pidime hakkama seda õppima. Kellele hoiate pöialt jalgpalli EM-il? Isiklikult hoian pöialt Itaalia koondisele, aga jah, siin on ka teisi sümpaatseid võistkondi, kes hoiavad siin. Ja sina? Mind jalgpalli eriti ei huvita. Aitäh. Ainult võrkpall? Ei, teised alad. Väga õige. Aitäh teile ja edu siis Pirital. Suur tänu. Nüüd aga suundume esimese poolfinaali juurde, kus vastamisi Kollo Vesik ja Kaisa Arak. Kuni seisuni 17-17 püsis mäng ülimalt pingeline ja tasavägine. Seejärel suutsid Kollo Vesik neile pandud võiduootuse täita ning võitsid põneva avageemi punktidega 21-19.
teises game'is tundsid Kollo Vesik end juba kindlamalt ning vastased ohutuskauguses hoides võtsid võidu 21-17. Seega Tartus esimese teise koha peal mänginud Kai Sarag jäid sel korral finaalist välja ja pidid leppima pronksi kohtumisega. Esimene game tuli nibin-nabin, teises game'is saite mängu käima. Kas nüüd on kindel, et võit tuleb koju? Ei tea, sellise tuulega on kõikidel väga võrdsed võimalused. Kellelgi midagi õnnestub natukene rohkem, on kohe nagu võimalused teistele. Väga keeruline on mängida, arvata, kes nagu võidab siukse tuulega. Kas tundsid põlise pärnakana ka väikest eelist sellise tuulega, et oled harjunud kindlasti? No, võib-olla natuke küll, jah. Et me oleme siin palju rohkem trenni teinud ja Karla ja Kristjaniga, et natuke mugavamalt tundsin kindlasti kui Kristo ennast, et Kristo polegi vist sellise tuulega kunagi mänginud. Palju oli vaidlemist kohtunikuga, millest see tingitud oli? Ei olnud väga palju, 2-3 korda, aga üks otsus, mille kohtunik ära muutis, oli selline naljakas, et ta andis meile palli ja siis andis nagu uue palli, et kui kohtunik oma otsuse teeb, et siis las ta jääb ka selle juurde. Sellepärast ma läksin ka seda järgmist palli vaidlema, et anna siis see ka uus pall, et see neile ühe annad ja meile ei anna. Aga see käib võrkpalli juurde, et see on täiesti normaalne. Mis on sinu selle suve plaan, mis ei ole seotud võrkpalliga? Tahaks Kihnu minna vanamaa juurde korra. Ja siis jalgpalli teemaline küsimus, et kellele hoiate pealt jalgpalli EM-il? Inglismaa. Ei teagi. Ma olin Rootsi poolt, aga neil on vist nüüd üsna hapuseis. Selge, aitäh ja edu finaaliks! Aitäh! Soovisime ka sel korral teha juttu mõne pealtvaatajaga, aga meie kaamerate ette sattus hoopis pukikohtunik. Mis on pealmised erinevused võrkpallitöös saalis ja rannas? Saalis on see, et on vähe siuksed kindlamad reeglid ja asetuse suhtes ja et rannas on see, et mängib väga suurt rolli ilmastik ja siis see, et näiteks on erinevus, kus plokk on puude ja see tähendab seda, et kui ta plokis puutub, siis ta võib ka veel teise korra puutuda, aga järgmise palli peavad juba üle andma. 3 puudet on ühel võistkonnal, et ei ole nagu saalis 4. Et koos plokiga on 3 puudet? Just. Aga kohtuniku töös, mis on kohtuniku tööst keerulist just võrreldes saaliga? Ma sanon, natuke on rannas keerulisem, sest abilisi piiri peal ei ole. Seda küll, jah. Et see tõste ja need puuted ja et ei oleks valed puuted ja need kõik siuksed kohtunik sekundi jooksul ära otsustama. Kas mängijad lähevad rohkem kohtunikuga vaidlema rannas või saalis? Rannas ikka rohkem. Miks nii? Kuna see on siuke emotsionaalsem mäng kui saalis. Saalis on, nagu ma ütlesin, kindlamad reeglid, et seal ei ole siukest vaidlemist. Palju segab kohtuniku tööd ilmastik? No siuke tuul ja vihm ikka segab, et ega meeldiv ei ole siukse, et selle vihma ja tuule käest sa pead nägema kõik, kas see pall läks sisse või ei läinud, kui sul piire ei ole. Kui kohtunikul läheb game'i keskel, punkti keskel läheb liiv silma, kas siis see mäng peatatakse? Saab ikka peatada, jah. Et annad uue palli. Aitäh sulle ja edu kohtuniku töös. Suur tänu. Teises poolfinaalis olid vastamisi Petrov Povjakel ning ennast juba ületanud Sadam Tamme. Hommikupoolikul Sadam Tammet saatnud edu ei kandunud üle aga poolfinaalmängu ning ka vastased ei jätnud midagi saatuse hooleks. Petrov Povjakel panid oma kogemuse ja üleoleku maksma 2 game'is, mis lõppesid seisudega 21-10 ja 21-7. Selle turniiri Pärnus pole te ühtegi game'i kaotanud. Kuidas kommenteerite seda edulugu ja kas edu jätkub ka finaalis? No ikka loodame, et jätkub. Lihtsalt teeme trenni oma kodulinnas Tallinnas ja Pirita rannas ja meil on 7 päevas seal 5 päeva tuulised ja on kogemus ka mängida sellisel. Tundsite, et see on väike eelis teil tuulega mängimine? Võib-olla jah. Kuidas hindad tingimusi? Stressi pluuse hoiti game'ide vahepeal üle pea ja liiv tuiskas. Et kas võiks olla mingid telgid näiteks?
Ei no tegelikult minu jaoks on täitsa okei, et muidugi on natukene parem, kui seda tult ikkagi ei ole, sellepärast et inimesed tahavad vaadata ilusat võrkpalli, aga see on ikkagi natukene rohkem loterii või võidavad tavaliselt sellised, kellel on nagu rohkem kogemust sellise ilmaga. Aga üldiselt, no mulle meeldib mängida, kui ei ole nii palav ja siis minu jaoks on okei. Ma arvan, et pariline ütleb teistmoodi. Ma vaatasin, et mängisid päikseprillidega, et nagu Koit Toome oma muusikavideodes on päikseprillidega ööklubis läinud. Kas päikseprillid on päikese või liiva vastu? Tegelikult liiva vastu ja tule vastu ka. Et liiv lendab silma päris palju ja kaitseb. Kuidas sinul ei lenda? Mul on ükskõik. Ta ei vaata. Ma olen selline, et kell üldse kõik ükskõik, et selles mõttes, et kas vihm, luund või on vaja mängida iga ilmaga. Kellele hoiate pöialt jalgpalli EM-il? No eile olime Venemaa pool, nüüd ei tea. Ei no tegelikult muidugi eile ka vaatasin Venemaa-Kreeka, aga tegelikult kõik on nii nagu peabki olema, et... Aga kellele nüüd hoiate pöialt? Ei, ma arvan, Hispaania ja... Aitäh! Palun, aitäh! Sarnaselt Vesik-Kolloga ainsatki game'i sel turniiril Pärnus kaotamata olid finaalis Petrov-Povjakel. Tõotas tulla väga põnev ja tasavägine mäng. Kihlveokontorid juba värisesid kartes Vesik-Kollo kaotust, sest Petrov-Povjakel tundsid end ekstreemsetes ilmastikoludes justkui kalad vees. Aga enne seda, kui suundume finaali juurde, vaatame, kelle kaela riputasid Pärnus pronksmedalid. 3. koha eest pidasid ennast salgavat võitlust Kai Sarak ja Sadam Tamme. Teravamalt alustanud Sadam Tamme läksid juhtima 7-5. Seejärel said ka vanameistrid Kai Sarak kondid soojaks ning mängu käima ja vormistasid game'i võiduks 21-12. Näis, et 3. koha omanik on kindel. Teises game'is otsustas aga ilmada Sadam Tammele abikäe ulatada ning spartalikes tingimustes möödus teine game tasavägiselt punkt-punkti heituses. Ilmastiku tingimused olid lausa nii hullud, et kohtunikul jäi 2 käest ja 2 jalast puudu, et punktitablood paigal hoida. Ka platsiabilised nägid kurja vaeva, takistamaks sponsorplakatite taevasse tõusmist. Sellises game'is, kus punkti sai see, kes suutis palli väljakule servida, ei mänginud võrkpallioskused enam mingit rolli. Kohati olid tuuleilid isegi nii tugevad, et õhku löödud pallid maandusid alles mõnekümne meetri kaugusel rannahoone rõdul. Pealtvaatajatele vaatemängu jagus, mängida oli aga kõike muud kui meeldiv. Mängijad ootasid juba game'i lõppu. Seekord oli Fortuna Kai Saraku poolel, kes said kirja game'i võidu 21-19. Nii kuulasid Pärnu turniiril pronksmedalid Kai Sarakule. 4. koht aga Sadam Tammele, kes võivad kindlasti oma tulemusega rahule jääda. Järgmisel etapil Pirital, aga ootame neilt juba suuremaid tegusid. Nägin, et kummalgi teil ei ole päikseprille peas. Kas teil ei ole probleemi, et liiv läheb silma? No ausalt öeldes selle peale ei tule, et selline ilm selliseks ilmaks keeras, et päris liivatorbiks. Et muidugi oleks hea, kui päikseprillid oleks olnud siin. Olete mõlemad väga kaua rannavõrkpalli mänginud. Kas on teil varem tulnud ka ette sellistes tingimustes mängida? Ei vist sellise tormiga küll ei ole. No tormiga on mängitud, aga et selline liiv nüüd suhu ja näkku tuleks igalt poolt, et sellist ei ole olnud. Aga muidu on selliseid ilmasi võib-olla küll on sama kõva tuult, aga ja isegi vihma samal ajal, et midagi uut ei ole. Selline olukord nagu praegu, kas võitsid need, kellel rohkem kogemust või oli puhas õnne asi? No esimene game oli ikka mäng, et tuul oli küll tugev, aga oli ikka mäng, aga see teine game tõesti, kui ühelt poolt juba liiv oli nii kõvasti silmas, et midagi ei näinud ja ka tuul oli juba nii kõva, et tõesti oli sõna otseses mõttes raske juba lihtsalt servi üle lüüa, siis see teine game oli juba natukene loterii. Palju õnne 3. koha puhul Pärnus ja loodame, et Pirital on parem ilm ning teie olete taas finaalis. Aitäh! Aitäh, kindlasti finaalis. Nüüd aga see, milleks me tegelikult Pärnusse kogunesime. Finaal. Meeste finaal.
üldlevinud tõde, et naised on ilmastiku kindlamad kui mehed, seekord kinnitust ei leidnud ning sarnaselt meestega lõpetati turniir ka neil. Nemad mängisid aga viimased veerandfinaale ning lähemalt telepilti sarnaselt Tartuga ei saanudki. Siiski annan turniirist põgusa ülevaate. Nagu mainitud, osales 12 naiste paari ja kohal olid nii vanad tegijad kui ka noored tuleviku lootused. Tuulise ilmaga on mängud küll tasavägisemad, kuid üllatusi siiski ei sündinud ja 4 parema hulka said oodatult Puri Kerner, Kuusk Külm, Graumann Nosko ja 1 geimivõiduga Nõlvak Kiss, kuna mäng peatati. Nende 4 paari vahel läkski esikoht jagamisele. Rohkem telepilti võtame neidusid kindlasti juba järgmistel etappidel. Tänavusel Pärnu rannavoole etapil jäi välja selgitamata meestel 2 ja naistel 4 paremat. Sellest hoolimata loostisime loomulikult välja SMS mängu võitjad. Õige vastus oli, et Tartu kaarsild on 8 meetri kõrgune. Võitjad on siin. Võitjatega võtame ise ühendust. Ja nüüd tänase SMS mängu juurde. Küsimus on, mis on Pärnu sõpruslinnaks Venemaal? Kas Sotši või Moskva? Saate vastused saata kuni 8. juulini. Nagu nägime, siis suvine Pärnu pole veel ilusate rannavõrkpallineiude jaoks valmis. Senikaua, kui ootate meie uut ja põnevat rannavoole saadet, suunduge ka metsa ning otsige sõnajalõisi. Kui leiate, siis soovige muuhulgas, et järgmisel etapil Pirital oleks silmad kuumad ning tuuli puhuks. Hüva Jaani! Väiksest vihmast vikerkaarest laulan soojust, värve, rõõmu, vabadust, soojust, värve, rõõmu, vabadust, soojust, värve, rõõmu, vabadust, soojust, värve, rõõmu, vabadust. Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Pirita rannas Viking Line Cup laupäeval 7. juulil algusega kell 10.00, finaalid pühapäeval 8. juulil alates kell 11. Kaasa mängivad Viking Line, Gold Sign, Europark ja Hartwall Jaffa, ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit24. Tonibet.